Hello vlog. Tere tulemast tagasi minu uut videos. Teate, tegelikult ma arvasin, et ma uut videot see nädal ei tee. Et 9. klass hakkas ja ma üritan ikkagi see aasta rahulikumalt võtta. Ja ma võtan oma sõnad tagasi, ma ikkagi teen neid vloge nii, kuidas ma jõuan. Et mitte nii, et iga nädal. Ma väga vabandan, aga see on lihtsalt mu enda aja nagu ja ressurssi tõttu nii. Aga praegu tegelikult, teate, kell on siuke 1:30 kohe ja peaks koolis olema, eks ole. Ja ma käisin mingi aeg küüntes. Ja need küüned on nagu sellised. Ja ma lähen nüüd uue tehniku juurde. Aga ma sain kooli ajaks aja ja siis vaatame nüüd, mis ta minuga teha ära suudab. Kas ta saab mul need küüned korda või ei saa. Nii et näeme teiega hiljem. Ja kui küüned läbi on, siis ma näitan teile. Tšau praegu. Hello, mina olen nüüd kodus. Küüned said tehtud. Päris ilusad on, aga kõht valutab nagu siit. Ja nagu see ei ole nagu sellest, et kõht tühi oleks või päevade valu või nagu see on nagu siuke nagu valus valu. Nagu valus on nagu. Vot, ühesõnaga ma lähen nüüd sööma ja kui mul pärast söömist ikka valutab, siis ma igaks juhuks ütlen Britile. Vot, aga praegu ma lähen sööma. Tšau! Hei, nüüd on natuke aega möödas. Ma arvan, siuke tunnike, kui ma teiega viimati rääkisin. Issand, mis mu kulmudega toimub jube. Aga kokkuvõttes räägin siis lühidalt ära siis, et ma vist tegelikult ütlesin teile, et ma lähen sööma. Ma käisin all ära ja ma ei söönud mitte midagi. Sest ma ütlesin teile, et mu kõht valutab ja see kõhuvalu läks nagu nii jubedaks, et ma pidin nutma hakkama. Siis ma võtsin noospaad ja nüüd on parem, aga mul on mingi nohu. Tegelikult juba mingi 3.–4. päeva. Ja tegelikult nüüd me peame hakkama õppima. Ja ma arvan, et ma näitan teile, kuidas ma õpin. Aga vaadake seda palun, kui tume on mu käsi ja kui hele on mu küüs. No see on nii veider. Ja siis tegelikult mul ei ole homseks õppida, aga ma tahan kolmapäevased asjad ära õppida, et mul oleks siis homme lihtsam, mis siis mul midagi teha ei ole, aga lihtsalt lihtsam oleks. Plus ma pean tegema järgi selle inglise keele ja vene keele, kus mind ei olnud. Tegelikult nad vist Inkas tegid töölehti, ma juba kuulsin, ja vene Kertu, sina. Kui sa seda videot pärast vaatad, siis thanks sulle, et sa mul need asjad saatsid. Aga jaa, nii et lähme õppima. Nagu sorry, et ma alles praegu tähele panen, aga miks ma siuke kräsu pea välja näen. Fiksime selle ja siis hakkame õppima. Kes mingid hauli kooli asjadest tahab näha or something, siis mu eelmises videos on natuke hauli. Siis mu TikTokis on, ja ma räägin teile, mu must have on see veepudel, mille Mossi Pepp kost 7 euroga. See on nii suur. Okei, käekotti on teda halb panna. Nüüd ma käin seljakotiga koolis nüüd jälle. Aga see on nii hea pudel, see on nii suur. Kuna ma Kerli näiteks, shout out Kerli nagu. Kerli näeb, et ma vett joon, siis ta nagu, Keter, anna mul ka vett. Siis ühesõnaga me joome seda mingi 2 kogu aeg ja siis ühesõnaga ma joon vett nii palju, et see on nagu nii hea pudel. Sorry selle valguse pärast, sealt tagant õues tuleb valgus. Ja siis mis veel on nagu crazy? Ma jõin üks päev teed. Mu teetassu on õues. Ja seal on mesi põhjas, sest ma joon teed meega. Seal on umbes siuke kihtmett, eks ole. Seal elab reaalselt juba 2. päeva, 3. päeva herilane. Kes nagu vahepeal nagu, ma nüüd lähen ära, on ju, läheb minema, lendab ära ja siis ta on mingi 5 minuti pärast lihtsalt tagasi ja ta nagu naudib oma elu seal nagu. Bro, okei, nice, aga palun mitte meid segada. Ja see herilane reaalselt lendab seal ringi. Tahab ta elu nagu, ta armastab oma elu nii väga. Aga ja täitsa pekis, ma näen nii näost ära, siis mu kõht niimoodi valutas.
Tegelikult ma tahtsin just öelda, et ma proovin õune süüa. Aga mis ma öelda tahtsin, ma ei mäleta. Praegu ei tule meelde. Ühesõnaga, ma vaatan, mis mul õppidometes on ja siis teeme. Esimesena on ülesanne 6. Esimene nii-öelda tehesat. Ma ei tea, ma võib-olla on terve tulp, ma ei ole näinud. Aga siin ma jappasin iseendaga nii, et siin ei olegi häält, nii et ärge pange tähele. Kuna meil on 9. eksamid, eks ole, nagu kõik teavad, eks ole, siis meil on vaja kalkulaatorit. Ja of course ma võtsin endale roosa kalkulaator. Tegelikult ma käid seda ise ostmas ja seal olid värvivalikud olid sinine, roheline ja roosa. Kuna mul on hästi kindlalt taipi sinine, mis mulle meeldib, siis ma ei tahtnud mingit lambist valida, ma läksin roosa peale. Ja siis ma sain pärast teada, et see sinine on nii siuke sinine, mis mulle oleks meeldinud ja siis ma olin nagu teem. Nüüd ma käin oma parvi roosa kalkulaatoriga ringi, aga see on väga nice. Nii et jaa, siuke väike vaheklipp teile siia. Hei. Kell on, ma arvan, siuke umbes juba 5:30. Okei, me peame selle kulmuga midagi tegema, see ei ole okei. Siis ma siin voodis chillan ja vaatasin just Maria mingid vanu videoid. Ta nagu vanad videod annavad nii palju inspiratsiooni, see on crazy. Aga minu kogu inspiratsioon on teha teile iga nädal tavaline vlog. Äkki ma ei ole loodud YouTuberiks. Aga samas nagu tore on. Ja nagu midagi ei olegi. Varsti saame süüa ja siis pessu, tuttu ja homme kooli. Homme on ka päris pikk päev vist. Oigi ei mäleta praegu, mis tunnis mul on. Ma tean, et mul on füüsika 2 esimest tundi. Täna meil hakkas esimene keemiatund ja see tund hakkas meil veeuputusega. Täpsemalt meie keemiaõpetaja siis sorteeris seal mingid klaasi ja mingid hästi pisikesi kausikesi eraldi ja mingi klaas oli katki ja tal nagu jooksis kraanis minust vesi ja ta pesi neid kogu aeg ja siis tal jooksis samal ajal selline kaussi vesi ja siis see midagi oli seal katki ja siis see voolas kõik laua pealt põrandale ja siis ma ütlesin, sellest saab Peipsi järv. Aga õpetaja ise ei pannud tähele, kuigi üks tüdruk küsis, et kas nagu tal on kõik korras ja siis õpetaja ütles, et jaa, kõik on hästi, on ju. Siis ma ütlesin, et Peipsi järv tekib siin ja ta ei saanud aru sellest ja siis pärast me kõik naerame lihtsalt ja see vend on nagu ei ole hullu, et esimene tund on meelde jääb. I think, et see ongi meelde jääb nüüd. Ega rohkem midagi praegu ei olegi. Nii et jaa, näeme hiljem. Siin oli üks vinge auto, mis tegi vinget häält, aga me käisime tegelikult poes, nii et jaa. Me käisime siis poes ja kuna ma olen kesklinnas, ma rääkida ei saanud, aga need peaks olema siis mingid tervislikumad krõpsud ja siis ma ostsin lagritsat, nii et hei! Me käisin pesus ära, aga käisime Eevaga poes. Ma ostsin lakupala lagritsat. Need on ülihea, need on banaani ja mingi toffee ja mingisugust maitsetega. Aga ma ostsin ka suhteliselt ohoo-chipse. Need on peekoni maitset friigat oli kuigi, need peaks tervislikumad olema. Et teeme nüüd teistest koos. Wait. Nii. Ma ei proovinud veel üle käes rääkimas näha. Mis ma vist? See maitse on korraks hästi magus. Nüüd on täitsa head.
Ühte proovid. No, hästi hull. Okay. Need on ülihead. Siinkohal ma ütlen, et ma tänan, et te olite täna minuga kaasas minu päeval ja näeme homme. Head tööd! Tere hommikust! Täna on teisipäev ja ma panen koolikoti kokku, aga natukene siin valgust pole õhku. Teate, kui ma päris aus olen, siis ega ma ei tea, mis tunnid meil täna täpselt on, nii et me hakkame kohe vaatama. Ai, jalasautu, ma käisin söömas just, ma sain muna süüa. Ma sõin 2 muna või ei, 1 juustuleiva ja 1 munaleiva ja sõin kohvi. Aga täna on füüsika. Oh jumma. Polegi veel füüsika olnud see aasta jooksul. Enne võtame kõik vanad asjad välja. Eilselt tähendab mitte vanad. Oh my god. Okei, ma panen neid asjad ära ja siis näeme teiega uuesti. Teate, ma mõtlen selle peale, et ma sain nüüd koolist kokku, ma pean vanadusega nagu eilsetest ära panema. Aga ma mõtlen selle peale, et ma käin nagu selle Nike jopega, onju. See on õhuke tuulekas. Aga mul hakkab sellega nii palav ja päeval on nii palav. Ja praegu ei ole väljas külm, nii et võib-olla ma isegi ei pane seda, nii et täna siis lähme ainult selle särgiga. See särk mulle täiega meeldib, sest ta on pikad arukad, ta on hästi siuksest mõnusast materjalist. Ta on hästi mugav, nii et ma tunnen ennast nagu koolis selle fitiga ka mugavalt, sest mul on siin veel hallid adid, need mis ma ostsin, on ju. Tegelikult ei ole hallid, nad on siuksed kreembeesid, aga siis see kogu outfit on lihtsalt nii looki. Nii et jaa, mul on jälle nohu. Ja noh, täpsemalt see nohu nagu ei kadunudki nagu mingi hetk ära. Lihtsalt ta jäi vahepeal hästi nagu väikseks või teda nagu põhimõtteliselt enam ei olnudki. Ma mõtlen, et ma tahan meiki teha, nagu ma meiki ikka tavaliselt teen, aga ma vist lihtsalt ainuke asi, mida ma ei pane, on jumestuskreem. Kõike muud panen. Nii et alustame concealerist. Ma ei mäleta, kuidas see concealer käis, aga või kuhu kohta. Või kuidas see eelmises videos seda pandi. Või tähendab, kuidas ma meiki tegemisel seda panin, sest mul oli üks kindel YouTube'i õpetuse ees. Ja ma enam ei mäleta. Aga vist kuskil mujal ei olnudki vaja panna. See on see NYX-i kontuur, mis ma panen. See on lihtsalt nii hea. Ta kontuurib ülihästi. Aga see on halb, et ma ei oska parema käega vasaku poolt hajutada. Vasaku käega ma ei suuda niimoodi hajutada. Sest vaata, kui sa seda kogu aeg ei teegi vasakuga, siis see on nagu ülikeeruline. Aga me vist saime hakkama. Tegelikult mul jäi ühte kohta panemata. This is the part of my life, nagu. Oh my god. Noh, seda highlighti me ei saa kasutada, sest see on teist korda juba kukkunud siit kätki. Aga õnneks ma ei kasutagi seda highlightina, vaid lihtsalt kontuurina. Lihtsalt sellega on nii, et kui sa valed poolt lahti teed, siis see highlighter paneb jooksu. Ma ei oska vasakult teha. Ups.
Okei, ma panin kogemata eelmise video kinni, kuigi ma panin eelmine kord kogu aeg pausile, nii et jätkame seda lihtsalt siit. Ma mõtlen, kas me paneme järgmisena bronzeri, blushi või highlighti. Paneme bronzeri. Ma kogu aeg panen video kinni, ma tahan seda pausi. Ma ei tea, ma tahan teile nii väga seda lõhna lihtsalt anda, aga ma ei saa. Kuidas seda paneks üldse? Oh my god. Ma panen lihtsalt siia 2 kontuuri vahele. I hope it works. Ma ei tea, kas ma olen teile juba rääkinud või ei ole, aga mul on 30. september silmaarst, mitte silmakontroll, vaid silmaarst. See tähendab seda, et ma saan jälle neid tilkasid silma ja kõik läheb uduseks, eks ole. See 30 silmaarst, ma nii ootan seda, sest ma tahan lõpuks uusi prille. Oh my god, mul läks mees ära, mul nina peal ka kontuur on. Ma oleks niimoodi välja läinud, kui ma ei oleks seda näinud. Aga, et ma saan siis uued prillid, I hope. Ja ma tahan neid leopardi mustriga raame. Ja nii et hoiame meile. Paneme järgmisena ikkagi blushi. Oh my god, ikka see nina. Selle jaoks oleks vist võinud võtta väikse pintsli, aga tead. Me läksime juba seda teed. Mul on 2 blushi variandis, aga ma võtan seda heledamat. Muidu me näeme nagu väga hull välja. Mul on see Douglas sama, mis ma jõuludeks sain. See on tegelikult eyeshadow palett, aga ma kasutan seda blushina. Kasutan seda ainult ühte tooni ja see on see Very Rose, mida ma kasutan blushina, sest ta ei jää väga tume. Ta jääb nagu hästi loomulik. Ja ma ei taha ära näha välja nagu mingi üles punetan, ma ei tea, roos. Täitsa kena ju. Palun ärme kommenteeri mu meikinsoskust. Teeme nii, et me ei peatu sellel teemal rohkem. It's kind of looking good. Pekki. Oh my god, see tänane Get Ready With Me läheb nii gone wrong. Mul on siin see lõhnavedelik, on ju. Ja see pintsel kukkus pintslitopsist välja, see lõhnavedelik lihtsalt läks ümber. Oh my god. See tegelikult on üli halvas kohas ka, nii et mul pole õrna enne sinna panna. Aga ja siin pintslitopsis on nii palju asju ja siis ongi üks kaos. Okei, täna tuleb hea päev, täna tuleb hea päev. Ma vajasin seda lihtsalt praegu, aga me kasutame seda Shiglammi, seda valget highlighterit. Ja mul ei ole õrna mingi kuhu ja kuidas seda panna. Oh my god. Ma ei tea, kui hea värk see on, aga see nagu mis keemiat see sisse pandud on, aga see lõhnab nii hästi, nagu see bronzergi. Ja siis need tavalised silma sisemused ma tupsutan sõrmega. Nüüd veel. Kuna eile ma panin kulmudele nii kulmuvärvi kui seda Cut2B kulmukeeli, siis nii see ei töötanud, nii et mu kulm nägi õhtus välja nagu ma ei tea mis asi, nii et me paneme täna ainult kulmukeeli
ja mu kulmud on hetkel nagu päris tumedad ka, nii et ma arvan, et see on täitsa okei. Aga mingi aeg ma pean neid jälle selle keemilise värviga värvima, sest muidu lihtsalt värvi enam ei ole. Miks see kulmukeel oli cut to be glued? Ma alguses ei saanud sellest aru, ma ei saanud nagu aru, miks inimesed seda nii haigelt haibivad. Ja kui ma selle nüüd ise järgi testisin paar päeva tagasi, siis ma olin nagu vau. See reaalselt on nagu sama teeb välja nagu juuksevaha või juukselakk, mis lihtsalt glüüb su nagu karvad kinni. Ja reaalselt see asi töötab. Ma ei uskunud sellesse alguses, sest ma mõtlesin, mille heaks osta endale nii kallis asi, kui see ei peaks töötama. Aga ma ei ostnud seda üldse kallid, ma sain selle Jaagast vist 6 euroga pluss saatmine. Et see ei ole nagu nii palju, see maksab tavaliselt nagu palju rohkem minu arust. Nii et jaa. Jep. Meil on veel huuled teha, aga paneme enne fixing spray ära. Ja siis teeme huuled. Ma tahan natuke ühest teemast rääkida, mis on natuke teistmoodi ja mis ma ei tea, miks mul see on, aga mul on viimasel ajal mingi komme. Ilmselt olete märganud kas siis mu TikTokist või siit nüüd sellest vlogist, et ma kogu aeg teen nii. Mul on mingi komme, et mu keel tuleb suust välja. Kui ma nüüd aus olen, siis ma ei oska seda kommenteerida. Sest mul ei ole aimugi, miks see tuleb välja. Aga ma üritan seda nii palju kontrolli all hoida kui võimalik. Nii et ärge palun pahandage minuga. Siis ma eile panin tavalist huuleläiget, aga ma mõtlesin, ma proovin täna seda Road Lip Tinti panna. Nagu siia selle lippelaineri juurde. Seda ma vist üritasin teile ükskord öelda, mis toonis see on TikTokis vist. Oi, issand jumal. Seda tuli siit nüüd väga halja. Ma sain just aru, et ma pean 6 minuti pärast uksest välja minema, nii et meile väga kiire. Aga ma tegelikult tahtsin öelda, et ma tavaliselt ei pane seda liptinti nii palju selleks kogemata. Sest tavaliselt see tuleb nagu üliraskelt. Siis ma nagu pressisin teda praegu. Aga teeme mu juuksed korda ja siis. Kuna meil on täna füüsika ja kunst, kus me mõlemas peame juukseid kinni hoidma. Nii et ma arvan, et ma panengi nad praegu sellesse samasse krundi, mis mul oli. Ehk siis lihtsalt nagu kui mu juuksed on puhtad ja pehmed, siis nad on üliilusad. Aga see on ainult siis, kui nad päriselt on seda. Aga me ei ürita mingit slickbacki teha. Muidu läheb see kogu lugu siin väga crazy'ks. Aga ja ma tahtsin veel öelda, et tegelikult ma iga päev ennast nagu päris niimoodi ei meegi. Et ma üritan ikkagi vahepeal loomulikult ka välja näha. Aga jaa, me enam-vähem oleme valmis. Ja ma peamegi varsti minema kohe. Nii et jaa. Ja meie esimene tund on füüsika ja ma ei tea, kui palju ma uues või kooli minnes vlogin või palju ma koolis vlogin. Nii et näeme teiega järgmises klipis.
ma loodan, et teile mu Get Ready With Me meeldis ja ma panin nüüd endale kaela G-ga, aga ma ei suuda otsustada, kas ma jätan selle või ma ei jäta. Ei, vist ei jäta. Ma olen nüüd AirPodsidega connected, nii et ma ei tea, kui hästi te mind kuulete. Aga ma tulingi särgiga ja teate, ma ütlen ausalt, kui ma oleks jope pannud, mul oleks nii palav hakanud. Aga mis on praegu probleem? Probleem on see, et ma ei võtnud oma salpaka pakki kaasa. Nii et jaa. Nii et näeme siis, kui me näeme. Teada sellest ma küll räägin, ma olen siin üliõpilasmaja juures kohe koolis ja siin seal on seal jah. Jah, see tee ots seal. Sealt tuli auto nagu tuli välja, aga ta ei saanud välja tulla, sest üks tõuks tuli ja siis üks ratas tuli ja siis mina olin ja siis ma jäin siis seisma ja ootasin, sest noh, ma ei saanud liikuda, kuna ta oli autoga ees ja siis ma ootasin seal natuke kuni need tõuks ära sõitis, siis ta hakkas ära keerama, ta tegi mulle nii ma olin nagu oo et väga nice selles mõttes mulle meeldivad kui inimesed on viisakad, sest mina ise alati tänan, kui mind üle lastakse ja nii edasi. Ja siis teine jutt. Ma ei tea, kui palju teie näete neid ühesuguseid numbrimärke. Näiteks 111, 333, 666, 888, mis iganes veel on ju. Ma olen täna 4 näinud. Ja ma TikTokis nägin, üks naine rääkis, et kui sa näed ühesuguseid numbrimärke, või noh, ühesuguseid numbreid numbrimärgil, siis see tähendab seda, et sa oled õigel teel oma elus. Nii et ma olen nagu ma hakkan nüüd kirja panema, ma panin juba notes'i esimese 4 tükki kirja, mis ma täna näinud olen. Et ei, see on vist 311, ma mõtlesin 111. Aga et selles mõttes ma olen neid nagu viimasel hästi palju näinud. Eile nägin mingid 3, siis ma mõtlesin, ma hakkan kirja panema. Nii et jaa, aga ma olen kohe koolis, nii et näeme teiega kunagi. Ma monteerin siin seda videot praegu ja ma tahtsin nendest numbrimärkidest rääkida vist, et ma nägin neid lõpuks kokku vist päeva jooksul 7 umbes. Tegelikult rohkem ma ei pannud absoluutselt kõiki kirja üle 15, ütleme nii. Ma nägin neid tollel päeval tõesti väga palju. Ja võib-olla sellepärast ma juba vaatasin sellise pilkuga ringi, kus neid on ja siis järgmine päev nägin neid ka veel nagu palju. Hello, me oleme jõudnud siia Karlova kooli linnamajja ja vaatame, mis teevad tüdrukud. Esimesena on meil siin ees Liisbeth Sander. Kuidas sul koolis läheb täna? Väga hästi. Siin on väike TikToki ring vist. Kerli ja Liisbeth. Lähme vaatame. Siin on järgmine preili, kelle otsa ma komistasin. Kertu, kuidas sul läheb? Ma olen statiiv, mitte statiiv, ma olen tripod. Tripod, okei. No vaatame, üks preili istub seal nurgas, kellele TikTokit teda ei meeldi, aga vaatame, kuidas tal täna läheb. Hello, Mia! Kuidas sul läheb? Väga hästi. Mis sa täna teinud oled? Koolis käinud. Mis tund lemmik on olnud täna? Mis ta oli? Ja füüsika. Jaa, füüsika oli nice. Nii et ma ei usu, et täna kindlasti tuleb content, aga koolis mitte. Nii et näeme teiega pärast. Hello, kell on reaalselt 3:30. Ma lähen koju. Ja ega mul rohkem midagi öelda ei olegi. Lihtsalt väga pikk ja kiire päev on olnud. Tere hommikust, kell on 7:41. Aga kuna kell on juba nii palju ja mul on suti kiire, sest mul on kassid kokku panemata. Ma ei ole veel mitte ühtegi enda valmistust teinud, on ju, enda heaks. Siis ma täna Get Ready With Me ei tee. Ma vist eile ka ütlesin tegelikult, et ma ei tee. Nii et näeme millalgi hiljem.
siin on TikToki minutid Kerli ja Kertuga. Tere tulemast meie TikToki minutitesse. Nad ilmselt ei tea, et see siia YouTube'i läheb, aga siin see on ja ma loodan, et te mind maha ei löö. Hei, kell on juba nii palju, et ma kõnnin koju ja ma unustasin teile vahepeal ühte juttu rääkida. Ja siis ma saatsin sellest snappi ühele sõbrannale ja siis mul tuli meelde, et ma võiks ju teile ka rääkida seda, aga olen mina koolis. Meil hakkas viimane tund ja siis meil olime koridoris, meil oli vahetund ja meile tuli just õpetajate päeva info. Ja siis, mida me siis õpetajate päeval teeme ja nii edasi. Ja siis tuleb üks poiss minu juurde 8. klassist ja ütleb, et tere, ma olen su suur fänn, et kas me võime koos pilti teha. Ma olin seal siis siukse näoga, et niimoodi naersingi. Ja siis ütlesin, no teeme. Ja siis tuli seisis mulle kõrvale ja tegime pilti ja siis ma olin nagu, mis siin toimub korraks. Mul võtab ilmselt aega natuke, et seda seedida, sest see nagu appi. Okei. Shout out see väike poiss sina, kui sa mu YouTube'i videosid vaatad. Aga tegelikult ta ei ole väike poiss, ta on 8. Sorry. Aga ja siis me olingi seal nagu kõik vaatasid ja siis Kerli ütles mulle, et tee pilti. Okei, ma teen ma seda pilti siia. Okei, ma võin panna, ma panen ta näo peale midagi siin. Aga see oli väga lahe. Ja mul oli paar aastat tagasi sama kogemus, kui ma nii-öelda TikTokidega alustasin. Seda on mulle linnas ja koolis igal pool öeldud, et hei, et sa oled see TikToker. Ma nagu jaa, aitäh. Aga see on esimene kord, kui mult on pilti küsima tuldud. Ja siis teine kogemus on sellega selline, et nüüd ta lõpetas eelmine aasta, ehk siis ta on minust vanem. Ja tuli ka üks, siis tollel ajal ta oli äkki 8. Mina olin 7. Tuli minu juurde ja küsis, et kas me võime koos TikToki tantsu teha. Siis ma ütlesin, jälle naersin seal, ma nagu, no teeme. Ja siis me tegimegi TikToki tantsu ja mul on endal see video olemas. Ma ei tea, tema ilmselt ka. Aga et see on nii äge. Et ja selles mõttes on nagu vahva. Nii et jah, rohkem mul teile praegu mingit infot ei ole, nii et näeme hiljem. Tegelikult üks jutt on, millest ma nagu veel täna aru sain, on see, et ma võiks hakata oma videot monteerima täna. Sest muidu on nii, et ma monteerin seda pühapäeval, teen seda 3 tundi järjest ja siis ma olen nagu mingi, ma ei viitsi sorida, täna ei saa videot, on ju. Et nagu ma jätan selle monteerimisel alati viimasel hetkel. Aga me parandame seda. Ja ma teen täna algust esimese osa monteerimise. Nii, kell on päris palju juba 5:30 äkki isegi juba ja me vaatame seda, tähendab seda Mertkoja tammi. Tegelikult ühe korra olen seda juba vaatanud, aga tead, minul on nii, et ma võin ühte asja, kui see mulle meeldib ka 1,000,000 korda vaadata. Selles nagu ei ole üldse probleemi. Et kui teil on häid filme, mingeid häid soovitusi, siis võite mulle siia ütelda. Ma vaatan ilmselt ära ja siis vaatame, kuidas on. Tahan juua, et pudelid ole kotistega. Usun kuidagi veider olla. Mitte nagu, et ma haige läks, et ma olen nagu uimane täna. Nagu tutu peast. Ma ütlesin reaalselt, ma olen täna keel nii sõlmes, et ma ei tea, kuidas mul teiega rääkides täna olnud on, aga kodus, kui jõudsin koju ja siis rääkisin kellegagi. Ma ütlesin, et me panime telefonid kuivama salvrätiku peale. Mida? Ma tahtsin öelda tassi. Ja mul siit kõik kuidagi nagu lihased on nagu pinges ja valutavad ja ma ei tea. Minu kooliaasta hakkab täpselt nii ilusalt. Nii et jaa, praegu vist midagi ei olegi. Ilus ilma nõues. Ja, vot, näeme hiljem. Ma vaatasin nüüd just TikToki, vaatasin Aalika TikToki ja siis ma vaatasin, tal oli video, et
ta rääkis seal vereanalüüside andmisest veenidesse. Veenid on ju see koht, on ju minu arusaamist mööda. Ja minul on selline lugu. Tegelikult see ei ole lugu, see on lihtsalt, Annika ütles, et see on kuidagi, tal tekib nagu siuke nagu ärevus ja et see on siuke nagu nii-öelda ebameeldiv. Eks ma ise ka kardan, ma olen ise ka ärevuses enne seda, onju. Aga lihtsalt ma ei saa sellest aru, kes seda nagu... Okei, mingis mõttes ma saan aru inimestest, kes ei talu verd, onju. Aga mind ennast, mu enda puhul häirib see rohkem, kui ma kuskile mujale vaatan, sest ma ei saa aru, kuna ta torkab või midagi läheb kuidagi pekki äkki või midagi siukest, siis ma nagu kardan veel rohkem. Et ma alati vaatan, mis ta teeb ja kuidas see veri sinna topsi nagu voolab, sest see on minu arust nii nagu... Sa ju näed, mis ta teeb, sa ju näed, kuidas see olukord on. Et ka nagu hästi, et kui sa kõrvale vaatad, siis äkki juhtub midagi, saad mingi... tore, mul on nüüd mingi vein katki. Okei, see ei ole võimalik, onju. Et ärge kuulake, mis ma jäpan. See on tegelikult, lihtsalt see on minu arvamus. Te ei pea nõustuma sellega mitte midagi. Aga jaa. Nii et mina alati tavaliselt ikka vaatan. Hei, ma ei tea, palju te näete, aga ma olen pesus ära käinud, kell on 9 natuke läbi. Ja meil oli täna kirikutund. See tähendab seda, et me räägime siis sealt nii-öelda kiriklikest asjadest. See ei tähenda, et ma usklik pean olema. Ei. Et see ei tähenda ilmtingimata seda, kuigi mul on, ma mingil määral olen usklik. Mul on niimoodi, et kui ma issand, ma ei oska seda teile seletada, aga näiteks kui mul on, oletame, et mul on eesti keele kontrolltöö ja ma olen õppinud ja ma tahan 4, siis ma lihtsalt nagu ütlen selle, et nagu palun kallismal, palun aita mul 4 saada ja aamen on ju. Ja see töötab. Selles mõttes see nii palju aitab mind. Ja siis täna me rääkisime niimoodi, et meil oli seal üks naine, kes mängis klaverit ja me pidime nagu siis rääkima sellest, mida me näeme. Nagu mis meil tekib silme ette, kui me seda laulu kuuleme. Oli ka okei, kui me mitte midagi ei näinud, aga ühesõnaga ma tahan neile rääkida seda, et see kirikutund toimus. See oli üliäge, nii ilus tund. Mulle väga meeldis. Ja see oli väga-väga tore. Ja nii et lihtsalt ma tahan öelda, et see ei tähenda, et ma mingi räige usklik olen. Natukene olen, kui mul ongi näiteks, ma tõin teile näite, on ju, et mingid sellised olukorrad õhtul ma soovin kellelegi nagu hea tööd niimoodi, et nagu soovi talle palun edasise või kuidagi anna talle märku, et ma soovisin. Ja see on mingid siuksed asjad, et see ei ole nagu väga, et siukesed värgid. Aga ma arvan, et me täna rohkem ei näe. Ja ma täna teile rääkisin, et ma hakkan seda videot monteerima, aga ma ei jõudnud. Tegelikult võib-olla nüüd pärast selle klipi filmimist hakkangi kohe. Ja ma soovin teile tänaseks hea tööd ja näeme teiega homme. Tšau! Tere hommikust! Mul on täna retuusid jalas, sest meil on keka täna. Ja siis ma lähengi juba kekariietega ja juba tal tuleb härratäitja kaasa võtta. Ja ma olen enda üle väga uhke, ma võtsin terve eilse ajaga, selle tunni ajaga ära monteerida kogu oma eelneva osa ja seda on juba pool tundi. Nii et ma ei tea, kui pikk see video tuleb, aga ma loodan, et teile meeldib see. Ma näitan nüüd teile, ma suutsin teha täna nii imelise krunni ja mul on keka ja tegelikult ma mõtlesin, et nagu krunn, võib-olla ma jätan, kui ta püsib, aga I hope, et te midagi nagu näitate. Ma näitan teile, ma ei tea mida, aga ja, nii et vaatame, mis me täna teeme. Teate, ma ei tea, kas te teate seda tunnet, kui imelik on olla lihtsalt retuusidega. On siuke tunne, nagu mul oleks sukad jalas. Nagu siuke veider. Otsin õuna kaasa. Ma söön seda kohe. Et jaa. Ma täpsustan, ma jooksen siin Liisbeti eest ära koolis.
Nagu näete, siis Liisbetil on oma jalkaveepudel ja siis ta nagu pritsib sellega. Ja siis ma nagu sain lihtsalt, seal tuli üks hetk nii palju vett, et ma lihtsalt olin nii läbimärg. Et nagu tegelikult ma siis tollel hetkel natuke pettusin temas, sest ma reaalselt ujusin, aga muidu oli fine. Hello, ma nüüd räägin hästi ruttu ära, sest mul tegelikult ei ole täna väga palju aega. Ja ma ei teagi, kell on nii palju juba, kell on 3 kohe. Ma ei tea, kuidas ma kõigega valmis jõuan. Ja veel selle kõrvalt kõigepealt vlogida ka, aga tegelikult mul oli aega küll, nii et oli aega enam ei ole, sest ma tegin tiki-tokki. Aga tegelikult tahtsin rääkida sellest, et midagi huvitavat vahepeal toimunud ei ole, ma hakkan Inka sõnu kohe õppima ja siis pean tammepuitu ostma minema, sest meil on homseks tehnoloogias vaja, ma teen pildiraami tammepuidust ja siis mul on vaja, aga jaa, praegu hakkan siis sõnu õppima, mille just toome töö Inkas, nii et jaa, davai, tšau praegu. Ma nüüd monteerin seda videot siin ja ma sain just praegu aru, et neljapäev katkes lihtsalt poole päeva pealt ära, ma pärast seda klippi, kui ma lubasin teile veel asju näidata, ma ei näidanudki mitte midagi. Ja tegelikult vist oli idee tollel hetkel teha timelapse, kuidas ma õpin. Seda timelapse ma muidugi ei teinud ja te jäite reaalselt pärast seda, kui ma ütlesin. Ehk siis eelmine klipp, pärast seda mul ei ole mitte ühtegi videot neljapäevast. Ja ma hetkel monteerin seda, nii et ma olen monteeriketter pausis, olete siis praegu. Ja ma tahtsin öelda, et ma ei jõudnud tollel päeval poodi, ma ei jõudnud seda tammepuitu osta. Täna on reede ja mul ei olnud tunnis tammepuitu, aga õnneks ma ei olnud ainuke, enamustel ei olnud. 2 tublit last, kellel olid Kerli ja Kertu nagu Ragnar ka. Aga üldiselt jaa, aga ma juba tean kõik, mis mul vaja on, mul on järgmiseks korraks olemas ja nii on hästi. Nüüd võtab teid reedese hommikuketter, ehk siis täna hommikuketter üle. Tere hommikust, täna on reede ja ilmselt ka selle vlogi viimane päev. Ma ilmselt homme filmida. Aga vist tuleb filmida, sest meil on homme tegelikult väga põnev päev, meil on homme salsatund. Esimest korda nüüd ja ma ei tea, kas ma vlogin, eks näis. Vabandust eilse õhtu pärast, eile jäi see content väga nii-öelda lahtiseks, poolikuks, sest mul nägigi see välja niimoodi, et ma reaalselt ei jõudnudki filmida ja mul jäid pooled asjad tegemata üldse. Ma ei saanud endale osta puitu, sest mul oli nii kiire, ma õppisin ja kui ma poodi tahtsin minna, siis enam juba kõik poed olid kinni, ehituspoed. Siis mul jäi Inka tööleht välja printimata, kogemata. Ma ei plaaninud, ma meelega ei printinud, vaid mul läks meelest ära kogemata. Siis ma tegelesin geograafiaga, mataga, Inka sõnadega. Ja siis on Inka tööleht, mul läks meelest ära. Ja ma tõesti eile ei olnud üldse aega nagu, et jaa. Aga ärme räägi eilsest. Tänane päev tuleb parem. Me saame muuta seda päeva. Nii et ma ei tea, alustame siis tänase Get Ready With Me'ga. Ma tegelikult mõtlesin, et ma lähen selle fitiga ja nende pükstega. Need on need lohvakad. Aga ma vist juba muutsin oma otsust ja ma panen ikkagi teksad pärast. Aga teeme praegu selle Get Ready With Me ära. Nii me paneme siis seda Essevari ulestuskreemi. See on siuke skin cleariga, et ta puhastab nägu. Ja see on siuke looduslik ja siuke nii-öelda skincare efektiga ka. Ja see voolab elukiiresti, see on hästi vedel. Et seda pigem pange ruttu ja siis üritage lahti saada. Sorry, ma praegu ei saa
niimoodi otse vaates teid vaadata, muidu mul läheb siin lappe natukene. Nii et jaa. Ma küll teilt kuulata seda ei saa, aga kuidas teie nädal näinud on? Mis te teinud olete? Kuidas teil koolis läheb? Teate, ma ütlen, ma poleks elu sees arvanud, et koolis on nii palju infot see aasta. Eks ma teadsin seda, aga lihtsalt seda infot tuleb kogu aeg peale ja ju kogu aeg nii palju ja see vahepeal mõtled, et korra, et oot, ma tahan järge pidada nagu, et kas ma jõuan. Ja mul on jätkuvalt nohu, ma ei ole nohust lahti saanud veel. Ja nagu ma ikkagi loodan, et ma saan. Ja ma kogu aeg nuuskan ja võtan neid nohu rohkem. Aga noh, ma ei tea. Kuigi mul on terve elu pigem siuke krooniline nohu. Et see ei peagi nagu otseselt haigusest olema, vaid mul on kogu aeg nohu lihtsalt vahepeal vaid. Nagu see on selline, et see on, aga see ei ole nagu, see ei häiri mind ja siis ma olen nii ära harjunud sellega. Et ja. Nii, siin ma panen siis veel lumestuskreemi ja siin ma näitan, et ma panen seda Eva Lotti põsepunase, natukene punasem kui mu see teine. Ärge pange ära tähele, mis ma siin räägin, sest ma ei tea, mis ma siin räägin. Ja kuna ma tahtsin, et see make-up, see Get Ready With Me oleks siis nagu nii-öelda kiiren timelapse'is jah. Et siis ma ei tea, mis ma siin räägin ja ma räägin teile praegu voice-overiga peale. Aga ma panin seda põsepuna ja siis mulle tundus, et seda üldse ei ole, siis ma panin veel. Okei, ma sai põsepuna pandud ja nüüd ma juba kontuurin. Miks ma niimoodi üle hüppasin? Ma panin videole vahepeal inimesed pausi. No ühesõnaga ma kontuursin ja teate, kui raske on nagu kontuurida teist poolt selle käega. Parema käega, see on nii raske ja siis ma proovisin vasakuga ja vasakuga on ülevalt raske ja siis ma olin mingi lõpuks ühesõnaga väike kontuur, blush, ei, see ei ole blush, see on blend. Oh my god. No ja siis ma sõin nätsu samal ajal, nii et ärge vahepeal pange tähele, kui mingi suu lahti on. Aga ja siis ma sain sealt ülevalt ka lõpuks blenditud. Siis me lähme üle. Nüüd mul on seal peegel, nii et ma imetlesin ennast natukene. Aga siis me paneme seda Shiglam'i highlighti. Ja siis ma panin seda nagu nii halvasti täna. Et ma ei tea, miks. Aga see teeb alati näo, nagu ma oleks nagu joonistanud näkku endale. Aga see on mingis mõttes nii äge. Ma ei tea, kuidas teile siit videost tundub, aga nagu siis see nagu läks katki, nagu selles mõttes katki, et see ei keerlenud enam. Ja siis ma sain selle korda ja siis see keerles ja siis ma blendin seda. Ja siis jaa, mulle kõige rohkem meeldib see huulenurga, üle huulenurga juures olev see highlight, sest see on nii ilus. See teeb siukse huule kohe läikivaks ja siukseks ilusaks. Ja silma juurest ma blendin tavaliselt sõrmega. Kohe näete, kui ma sinna jõuan, näete, siis ma tupsutan teda niimoodi nagu õrnalt. Siis ta ei näe välja nagu väga nagu särtsakas, aga samas teda siis nagu on näha. Ja vaadake seda huult, palun. Nii ilus. Siis tuli Eeva vahepeal ja ta ei saanud aru, et ma filmin ja siis ta lihtsalt jäppas. Aga kuna voice'i siin ei ole, siis seda ei ole kuulda. Siis ma tegin oma kulmud. Harjusin kõigepealt, siis panin seda Cut2B kulmukeeli. Nagu ikka. Mida ma siin teen, jälle imetlen. Okei, ma ei tea, mida ma siin ütlesin. Ühesõnaga, siis ma blendisin veel kõik suure pintsliga üle. Ja nüüd ma paneme kulmukeeli. Ma üritasin seda kulmukuju seal kuidagi korda saada, aga ma ei saanud. Siis ma natukene läksin närvi. Aga ei, kõik on hästi. Issand, vaadake, kui tõsine mu nägu on. Nii, siis ma panin selle ära. Nüüd ma peaks võtma huulelaineri. See on Essence'i huulelainer. Aga lihtsalt, kui siin tuleb mingi hetk mul tõsisest näost, siis te kohe näete, kui tõsine ma olen. Ma tegelikult nagu ei ole
mida ma ütlen siin, ma ei saa Voila või mingi siuke asi, siis ma panin seda, ma üritasin seda huuleläiget allapoole saada, sest mul reaalselt see on täiesti otsas, aga see teeb huuled nii ilusaks selle huulelaineriga. Siis ma ootasin, kuni ta voolas, ma hõõrusin seda harnisel ja siis ma panin lõpuks seda huulte peale. Ja mul on see padi seal huuleläik otsas ka täiesti nagu pruun juba sellest lainerist. See on see Eva lainer. Siis panime fixing spreid samal ajal, kui ma huuli hõõrusin seal kokku või selle laineriga kokku. Miks ma niimoodi turris oli? Või siis, issand, mis mu kulmu all on. Siis ma tegin joont. Ja Miia ütles mulle täna koolis ka, et sul on kulmu all mingi valge tükk, mida ma ise tähele ei pannud. Ja siis ma ei saanud arugi lõpuks, mis asi see oli. Siis me sättisime mu juukseid ja siis ma panin tähele, et mul on mingi juukseosa nii lühike. Ehk siis nad kasvavad. Aga ma mõtlesin tükk aeg, kas ma jätan juuksed lahti ja siis ma ikkagi lõpuks otsustasin, et ma ei jätsin küll ja koolis alles puutöö ajal panin nad kinni. Ja siis ma proovisin niimoodi, et kui ma panen osad salgud nagu teiste juuste alla, kuidas siis välja näeb, aga see oli nii imelik ja siis ma ikkagi pärast ei jätnud nii. Jälle ma ei... Nii, tere! Hommik ikkagi. Me lähme nüüd Lisetega kooli. Liseta läks pealt puusse kinni. Mul on 2 patsikummi kaasas, kui ma ikkagi ei taha juukseid lahti jätta. Oh my god, see taevas on nii ilus. Nii et ja... Mingi räige tuul on, aga see on nii hea. Oh my god, taevas on veerand kuu. Ei, 3/4 kuu. Ma ei tea, kuidas see on, nagu see ei ole täiskuu, aga sealt on veerand puud, et oleks täiskuu. Ikkagi kuu, jah. Noh, oh my god, mingid ratturit. Seal sõitis umbes 7-aastane minu 3-aastane poiss ja ema ja mitte kellelgi ei olnud kiivrit. Kus sa oled? Me lähme bussi peale, jah. Vot. Siin me oleme puutöös ja kuna mul puud ei olnud, siis ma pidin joonistama uuesti oma pildiraami ja ma ei saanud mitte midagi aru. Mu aju kärssas ja siis ma näitan teile, et ma tahaks kuuli pähe lasta. Ja ühesõnaga tegelikult väga tore oli koolis, aga ma olin nii väsinud. Nii, ma olen nüüd kodus. Ma mõtlesin, et ma olin natuke jutustan teiega. Ma ei tea, ma vist näitasin teile, et aga ma olin seal selles tehnoloogiatunnis on siin nii otsad, sest see oli siuke aju ragistamine, kõiki nende mõõtudega jamamine ja värki-särki. Ja siis ma olin korra nagu, okei, rahu. Nii et ja, vot, aga ega muud siis midagi ei olegi hetkel. Ja, mida ma teen? Ja ma arvan, et ma siinkohal lõpetan selle vlogi. Ma tänan, et te seda videot vaatasite. Ma loodan, et teile see video meeldib ning ma ei oska teile hetkel lubada, kuna uus video tuleb, aga ma loodan, et me näeme juba peagi. Ja kui teile see video meeldib, siis pange ikka thumbs up ja jätka oma kommentaar, milliseid videoid te näha tahate ja mis päev teile kõige rohkem meeldis. Nii et, tšau! Inglid advokaad ja sud selluliidis paak. Sind ma armastan, mul